ja välja valisid? Mind üllatas see tegelikult, kui palju on olemas julgeid ja nii-öelda ennast salgavaid inimesi ja samas kui palju on olemas nii palju inimesi, kes ohverdavad ennast aitamaks siis, kas siis kedagi, kes on hädas. Et just nende julgete ja abivalmis olevate inimeste rohkus üllatas mind. Et ma sageli ise, kui ma neid lugusid lugesin, siis ma sageli ise üritasin panna ennast nende situatsiooni. Ja ma pean ausalt ütlema, ega ma ei tea, kuidas ma ise mõndades siis nendes nii-öelda kirjas olevates lugudes, et ma isegi jäin mõtlema, et kuidas ma ise käituks. Et kas oleks sama kangelaslik või et kogu see kõik need lood olid tohutult mõtlema panevad ja just eelkõige panid vaatama, just mis ma natuke üllatasin, oli see, et ma just hakkasin vaatama nagu enda sisse. Ja ma siin pärast palusin, et kas ma võin need lood nagu kaasa võtta kõik. Meil oli siin ligi 30 lugu, 10 tükki tuli välja valida, kuigi muidugi kõik need inimesed vääriksid seda tiitlit. Aga jah, eks ma kodus loen veel need läbi ja analüüsin enda jaoks need uuesti. Nüüd tundub, et head inimesed ei ole Eestimaa pealt otsa saanud, need ikkagi jagub õnneks. Kindlasti ja isegi rõõm on kogeda, et tuleb neid ka välismaalt juurde. Et keegi tuli just meile juurde. Läks minema. Ja. Et meil on kogeda või lugeda just, et meil oli siin see aasta ka kaks lugu siis 2 Soome mehest. Need lood olid muidugi täiesti eraldi seisvad, kes ongi tulnud Eestisse, rajanud siia erinevaid inimesi abistavaid MTÜ-sid, kes tegelevadki igapäevaselt sellega, et puudust kannatavad või siis hoolt vajavad inimesed saaksid siis kõike seda, mida nad väärivad. Ja just see, et nad on tulnud oma kodumaalt ära ja kuidagi siia midagi otsima ja selle leidnud. Seda on tore kogeda. No Eesti Puhkuse saade läheb eetrisse juba 9. aastat. Et mis sa arvad, et mis see on, et miks inimesed iga aasta lõpus ikka jälle seda saadet vaatavad ja pisar silmanurgas vaatavad? Et mis see on? Ma arvan, et miks inimesed seda saadet vaatavad? Ma arvan, et inimestel on vaja. See saade on kõik need lood ja need sellised, kõik need kangelasteod. Ja inimestel on selliseid asju vaja. Inimestel on vaja sellist hingepalsamit, mis nii-öelda kosutaks ja inimestel on vaja aeg-ajalt nutta. Selleks, et nii-öelda see seesmine allikas saaks uuesti täituda, siis on vaja osa sellest välja võtta. Ja kõiki selliseid asju on vaja, et inimesed hakkaksid mõtlema oma elu üle, oma elutempo üle. Ja ma arvan, et iga vaataja otsib sealt midagi enda jaoks. See on selline väga hingeminev asi, mida inimestel on tänapäevases mitte just kõige paremas maailmas väga vaja. Super,